Tere kõigile! Marko siinpool ja oleme kolinud õue, sest väljas on niivõrd ilus ilm, pluss 30 pidevalt ja seega on aja kasta ka aeda. Ja praegu teengi siis väikse video sellest, kuidas teha täisautomaatset aiakastmissüsteemi. Selleks, et teha täisautomaatset süsteemi, on vaja mingit tüüpi programmkella, et kas midagi sellist, näiteks mida mina kasutan, neid firmasid on erinevaid, antud on Gardena oma, on ka Fiskars ja veel No-Name ja igasuguseid tootjaid. Programmkell, midagi sellist ja siis erinevad voolikud, mis kastavad siis, ütleme, kas siis suuremat aiaala pritsides või siis tilgutades näiteks pottidesse vett või üldsegi maa-aluse kastmissüsteemiga. No, mina olen endale paigaldanud siis täisautomaatsed kellad, maa-aluse kastmissüsteemi, tilkkastmissüsteemi ja pritsmisega kastmissüsteemi. See ei ole küll täiesti valmis veel, aga ütleme nii, et ta lihtsalt vajab, ütleme, pikemaid torusid paigaldamist, et pole neid maasse kaevanud, et praegu ta katab mul osa aeda ära, mitte kõik. Nii, ja ütleme, kui on olemas programmkell, siis on vaja näiteks pritsimiseks kastmissüsteem, mis siis pritsib taimi, tilkkastmissüsteem, midagi sellist näiteks, ja siis rohkem mul karpe siin ei olnud alles. Mis mul on siis maapinnasisene kastmissüsteem, mis on kasvuhoones. Ma ei ole seda kõike korraga paigaldanud, vaid tegelikult ikkagi siin, ma ei tea, 3 aastat. Et alguses mõtlesin, proovin. Ostsin kõigepealt maa sisse kasvuhoonesse torustiku, sest et selle kastmine on, tomatid lähevad allitama, kui valesti kastavad ja igasugused probleemid on. Ja panin ainult torud ja ise lülitsin siis käima. Ja täiesti toimis. Siis järgmisel aastal täiendasin süsteemi. Ostsin sellise lihtsa vidina. Põhimõtteliselt maksab mingi, ma ei tea, 10-15 eurot. Ja lihtsalt keerad, hakkab tiksuma, saad kuni 120 minutit peale keerata. Ja siis niikaua kui see tiksub, niikaua vesi jookseb. Aga antud süsteemi miinus on selles, et ei saa kasutada siis, kui ise kodus ei ole. Et keegi peab käima seda keerama. Ja seetõttu automaatsem süsteem, mis on kas siis täisdigitaalne või mingil muul viisil, et seda õigustab ennast täiesti näiteks minna puhkusele ära paariks päevaks kodust, kus on vaja ikkagi taimi kasta, siis sellisel juhul on vaja midagi automaatsemat, kui lihtsalt see käega keeratav variant. Ütleme nii, et ma olen selle asjaga väga rahul selle süsteemiga. Nagu ütlesin, ainuke asi, mis ma tegema pean, on selle suurendamine. Nii-öelda torustikku tuleb juurde osta, teha pikemaks. Mis firma torud panna või värk, see on täiesti ükskõik. Aga kuna mul on Gardena vidinad, siis ma näitan nende pealt, et kuidas see minul on tehtud praegu. Selline lihtne süsteem. Lähmegi vaatame päriselt neid asju. Kogu süsteemi süda on siis automaatne digitaalne kastmissüsteem, nii-öelda pult, millelt tulevad siis voolikud välja. Sellele mudelile saab panna 2 voolikut. Mina olen siin veel seda asja nagu nii-öelda laiendanud, jaganud siis 2 omakorda veel ära, et saaks rohkem kohti kasta, erinevates kohtadesse viia neid voolikuid. Ja põhimõtteliselt siin on programmeeritav, siin on kummast väljundist tuleb parasjagu ja mis kellaajad. Nagu näete, esimesest torust tuleb kell 23 hakkab programm pihta ja teist hakkab kell 5 hommikul. Saab panna mis päevadel ja siis kui tihti, mitme tunni tagant või mitme päeva tagant siis töötab. Ja nii see ongi. Antud mudeli käib see ka veel lahti, et saab ka eraldi programmeerida. Mugavam oleks.
hästi lihtne süsteem, et ta on küll üsna kallis, et 150 euri on see vidin, aga igati õigustab ennast. Et selles mõttes väga rahul. Nii, aga vaatame siis edasi, kuhu need voolikud läheb. Nagu ütlesin, esimese süsteemi, mis ma üldse prooviks tegin kasvuhoonesse ja maa sisse. Ja kuna voolikud ennast näha ei ole, siis tegin nii, et nad tulevad tegelikult väljaspoolt kasvuhoonet välja lihtsalt. Ja siia on jäänud, ma mõtlesin, teen mingi ilusama süsteemi, aga ei olegi teinud. Et tegelikult peaks mingi võib-olla konkreetsema kasti sisse ära panema. Põhimõtteliselt tuleb siis kellast tuleb vesi peale ja siin jagab kaheks, kuna on 2 poolt kasvuhoonel, siis mul on 2 toruga. Ja ma lihtsalt teipisin selle toru ära, et siit jookseks see vesi välja, et see tuleks ainult maa sees. Ja siit vajadusel saan ka veel lemba-pumba kinni panna, kui on vaja. Aga asi töötab väga hästi. Et kasvuhoone enda pind on kuiv. Aga siit on näha, et tegelikult kasvuhoone mullapind on kuiv, et midagi mädane siin, muidu pealt kastes juhtub see, et läheb märjaks, niiskeks. Mõtleme, kas siit poolt on paremini näha. Aga kõik niiskus on mulla sees. Et peal mingit erilist niiskust üldse ei ole. Ja seetõttu on see igati õigustab ennast. Kas või ainult sellepärast, et ei tegi mingisugust hallitust ja värki. Aga see, et ei pea kogu aeg kastma, see on muidugi ületamatu mugavus. Aga vaatame edasi. Järgmine vooliku ots toob meid tilkkastmissüsteemi juurde. Ja siin on siis survealaldi, see peab igal selle süsteemil vahel olema. Võtab selle suurema maha, et sellele peenikesele voolikule läheks siis sobiv surve. Ja see ongi selline hästi peenikene ja see süsteem teeb mul siis seda, et ta kastab mul ära potitaimed. Nad on pandud siia põhimõtteliselt ritta, järjest niimoodi lähevad pottidega, et kui ise kodus ei ole, siis nad on kõik lihtsalt reas. Siit see põhimõtteliselt lookleb potidesse. Mööda potti ta niimoodi siin käib. Ja lõpeb siis seal viimase potiga lõpeb ära. Et kastab terrassil ja siin maja servas kõik need, et oleks aru saada, et need potid, siis siit poolt ka filmima, et kastab ära kõik need taimed, kui ei ole kodus. Et hästi mugav süsteem. Panen pärast ka tööle kõik selle värgi, siis vaatame, kuidas ta pritsib. Nii, aga nüüd 2 on ära vaadatud, 3. süsteem on veel. 3. süsteem on siis pritsimisega kastmissüsteem ja näiteks kastab mul siin seda lilleamplit, et see oleks pidevalt parasjagu niiske. Siis kastab ära trepi peal taimed pottide sees. Ja siis kastab ära siin roosid. Ja kui pange tähele, siin on väiksed proovitükid, milline vundamendi kate tuleb panna. Et kastab roose, selliseid lilli siin. Selline süsteem. Ja see kastab siis sinna poole ka. Kogu selle ala kastab ära. Pluss oleb millised otsikud panna, kastab tegelikult ka seda muruplatsi, mis siinpool on. Kastab selles mõttes seda kogu kadevärki väga edukalt. Aga nüüd lähme paneme selle asja tööle.